Toidureporterit esitleb Alma. See õige puhta maitsega piim. Kätte on jõudnud jõulukuu koos värskete ja maitsvate uudistega. Toidureporter alustab Tallinna linna piirilt värskest Peetri Selverist. Aasta lõpp on Selveri rahvale töine olnud. Me oleme novembris avanud 3 kauplust, 1 Viljandis ja 2 Tallinnas ja oleme siis 43 kauplusega Eesti Kapitalil jaekett. Meie jõuluvalmisolek on ka täiesti tugev. Me detsembrikuus oleme Selveri köögitooteid hulgaliselt välja toonud. Me oleme kogu selle aasta suurendanud ja uuendanud köögitoodete sortimenti. Meil on oma sisseostu kaunid jõulutooted müügil ja kõik see, mis jõulude juurde käib, on meil üle Eesti saadaval. Miks teie oma ostud just Selverist teete? Sellepärast, et Selver oli tee peal ees. Ta on sellise koha peal siin, et hea on sisse astuda. Ma olen muuseas siin esimest korda, ehkki ma olen iga päev Viljandis. Väga värskelt avatud pood. Ja ma lähen poodi niimoodi, et ma tean, mida ma ostan. Lähen sisse selle juurde täpselt, võtan need asjad ja kõnnin kohe välja. Nii et ega ma tegelikult ei tea, mis siin mujal on. Järgmine kord ma tulen kala ostma, siis ma tean, mis seal nurgas toimub. Täna ma ostin saia, nii et ma tundsin ainult selle nurga vastu huvi. Sellepärast, et ma ei ole siin käinud. Kuidas siin on? Hea. Siin on selline huvitav valik ja asjad, mis meil sobivad ja ta on siin hea lähedal, bussijaama lähedal. Ma üldiselt sõidan bussiga ja siis tulen siit läbi enne, kui koju lähen. Selveris on väga suur gurmeetoodete sortiment ja selle tõttu oleme juba 2 aastat valmis tegema kinkekorve suuremates kogustes ettevõtete tellimisel ja meie saame komplekteerida need vastavalt teie soovidele, kuidas teie külalised ja sõbrad võiksid nendest huvitatud olla. Kinkekorve on võimalik saada siis üle Eesti ja huvilistel palun pöörduda oma lähima poe infoletti ja sealt saab täiuslikku informatsiooni selle kohta. Miks teie oma ostud just Selverist teete? Lihtsalt kõige lähedam kodule. Hea asukoht on küll. Lai valik. Kellelgi ei ole kindlasti uudis enam Selve Ekspressi ostlemisteenus Selverites, kuid see on hea lisada, et tänavu aasta me oleme hulga kaupluseid sellele süsteemile veel üle viinud ja ka nüüd on Tallinnast väljapool, näiteks Tartus, võimalik proovida ja hiljem kasutajaks jääda Selve Ekspress ostmisele. Selve Ekspress on mugav ostlemisviis, millega klient saab ise müügisaalis tooted skännerisse piiksutada, ostukotti tõsta ning makseterminalis maksta. Iseostlemine annab olulise ajavõidu, sest ära jääb kassas ootamine, asjade lindile ja pärast kotti tõstmine. Selve Ekspressi kasutamine on lihtne. Registreerid oma partnerkaardi infoletis ja võtad puldi. Plussmärgiga saad sisestada tooted pulti ja miinusega maha võtta. Puldilt saab vaadata ka ostu nimekirja ja kogu summat. Selve Ekspressi leiad Kadaka, Pirita, Kakumäe, Järve, Tondi, Pelgulinna, Balti jaama, Peetri, Keila, Suurejõe, Ülejõe, Ringtee ja Anne Selveritest. Miks teie oma ostud just Selverist teete? Kauplus meeldib ja siis veel, ühesõnaga ta on mul kõige mugavam. Ma ei ela päris linnas ja mul on kõige mugavam siia autoga sõita parklasse. Ma saan siit ju kõik kätte. Kiire ju. Maitsev kodumaine juust poelettidel pole õnneks enam mingi uudis. Täna pakume teile võimalust vaadata, kuidas juustu valmistatakse. E-piim on pikkade traditsioonidega, keskendumegi traditsioonidele ja kvaliteedile. E-piim on ka kohtuotsusega tunnistatud
1910. aasta piimaühistu õigusjärglaseks. Nii et Eesti talumehed, eestlased kunagi alustasid selle tegevusega ja taas iseseisvumise ajal jälle Eesti talumehed jätkasid siis esivanemate traditsiooni ja nagu taas asustati Eesti riik, nii ka taas asutati piimaühistu, mis kannab täna nimetust siis E-piim, kuid mis siis haldab 2 meiereid, Põltsamaa meiereid ja Järva-Jaani meiereid. Juusto on üks kõige traditsioonilisemaid piimatooteid. Juustu valmistatakse väga kõrge kvaliteedilisest piimast. E-piim on alati tootnud oma juuste väga naturaalsel moel, traditsiooniliselt. Me ei kasuta ei värvaineid, ei säilitusaineid ega maitse-lõhnaaineid. Need tooted on väga naturaalsed ja on saanud sellekohase tunnustusega sõltumatult Saksa kõrgelt hinnatud asutused. Siin juustukatla juures me näeme, et parajasti täidetakse katelt piimaga. Piim praegu voolab katlasse. Siia lisatakse juuretist ja peale katla täitumist laapi ja kõikide juustude alguse protsess võib öelda, et on sarnased. Igas juustutööstuses on juustukatel ja juustupress, mis siis erinevate tehnoloogiate kasutuses võivad väljenduda ka erinevate juustude tootmisega. Peale katla täitumist piimaga kiiresti see piim kalgeneb paksuks massiks. Ja see on juustu tootmise algus. Nüüd, kui kalgend on saavutanud paraja paksuse või tugevuse, siis hakatakse kalgendit lõikama. Kalgendi lõikamise tagajärjel eraldub juustutera juustuvadakust. Ja siin pildi peal praegu on ka näha, kuidas väikesed juustuterad on eraldunud ja piima suhkruvesi ehk laktoos on siis see vedelaine. Ja piimatera koosneb siis juba ainult piimarasvast ja valgust ja piimasuhkur ehk laktoos on juustuterast eraldunud. Nüüd me oleme jõudnud juustupressi juurde. Seesama piimatera, mida me just katlas vaatasime, nüüd voolab isevoolamise teel juustupressi. Juustupress on siis selline seade, kus juust saab siis oma kuju ja vormi ja toimub lõplik vadaku eraldamine juustuterast ja see juustutera pressitakse siis juba juustu sarnaseks massiks, et peale pressi on juba selgelt ära tunda, et tegemist on nüüd juustuga, mitte enam piimaga. Soolamine on ka üks oluline moment juustu kvaliteedi mõjutamisel ja meie hoiame juustu soolas circa 24 tundi ehk ööpäeva. Peale seda, kui juust on valminud, siis on juust valmis juba minema poelettidele, et jõuda tarbijateni. E-piim inimeselt inimesele. Indrek Kivisalu on kokk, kes valmistanud toitu nii lihtrahvale kui ka paljude maade presidendipaaridele. Palusime just temal selgitada lahti mõiste puhtad maitsed ja jagada oma nippe ahjuroogade küpsetamisel. Tere! Täna räägime Rakvere uutest ja juba legendideks saanud toodetes. Sea välisfilee lõigud kartulite ja porganditega küpsetuskarbis. Liha on taine ja kogu praad on teil pandud ühte karpi. Kartulit, porgandit seal juures. Sea sisefilee loomidega küpsetuskarbis. Selle liha puhul on tegemist kõige pehmema ja väärtuslikuma osaga seast. See on liha, mida eestlane armastab eelkõige just oma sellise mahlakuse tõttu. Kõik need 3 toodet kuuluvad sarja puhtad maitsed, ehk siis see tähendab seda, et kõik need lihad ise kui ka need lisandid on ehedad. Kodune pikk poiss küpsetuskarbis.
Traditsiooniline hakkliharoog, mis on tuntud igas kodus ja mis on nüüdseks pandud ka küpsetuskarpi. Armastatud liharoog, ahjukael röst sibulaga, mis on siis täiesti teenitult saanud aasta liharoa 2011 tiitli. Aasta parim toiduaine 2012 on meil rukkileivakattega ahjukael, mahlane ja läbikasvanud liha, mis on tõenäoliselt iga eestlase unistus. Toote teeb eriliseks ehe rukkileivakatte, mis jääb küpsetamisel mõnusalt krõbe. Nende toodete puhul on eriti oluline eemaldada küpsetamise lõpetusstaadiumis ka kile ja küpsetada siis veel mõned minutid, et see toode saaks sellise ilusa krõbeda ja pruuni pealispinna. Kastme jaoks kasutame lihtsalt natukene rõõska koort, mille me valame siia lihtsalt peale ning paneme veel korra ahju. Aga täna me küpsetame Rakvere verivorste. Need tooted on e-ainete vabad, mis on ka kasutatud ehtsat seaverd ja maitsestatud majoraani ehk siis vorstirohuga. Verivorstide küpsetamisel on eriti oluline teada seda, et jämedamad verivorstid küpsevad kauem ja peenemad ehk siis lambasooles küpsevad vähem aega. Vorstid asetada siis eelsoojendatud ahju, mille kuumus võiks olla kuskil 180 kraadi. Eriti krõbeda tulemuse saamiseks lülitage ahi lihtsalt grillprogrammi peale. Seni kuni meil vorstid küpsevad, valmistame kiiresti ühe salati. Põhiline asi selle salati juures on teha kaste. Kastmeks me kasutame apelsini, edasi on meil vaja siis võtta üks selline anum, kus me saame need kõik asjad kokku segada. Valame siia sisse enam-vähem sama palju õli, siia juurde on vaja panna ka ju soola ja paneme siia ka natukene ingverit. Samamoodi ka tšillit, siis mingisugust hapet natukene. Happed tasakaalustamiseks on vaja meil ka suhkurt, nii et kõik see läheb siia sisse ja kohe ja praegult. Kasutame kõrvitsa lõikamiseks sellist koorimisnuga. Ja teine asi on meil vaja ära lõigata pirn. Võtame sellise suure ja mõnusa kausi. Erinevaid selliseid rohelisi salateid, mitte selliste kokku kleepunud tompudena. Ja siia valame siis veel natukene seda head kastet. Pähklid samamoodi siia mõnusalt peale. Salat on meil sellega valmis ja põhimõtteliselt kohe tulevad ahjust välja ka meil verivorstid ja hakkame sööma. Kogu eelnenud infole on soovi korral võimalik lugeda lisa värskelt ilmunud toiduajakirjast. Eestis suurima toiduajakirja Oma maitse detsembrinumber on pungil ideid, mida pühade lauale panna. Tähtsamad teemad. Presidendi kantselei peakokk Inga Paenurm avaldab oma lemmiktoidud, mis on juba aastaid tema menüüs püsinud. Moekunstnik Karolin Kuusik ja tema elukaaslane jõuludeks lauda ei kata, vaid veedavad pühad emma-kumma vanemate juures. Mida pakuvad jõuludeks ja aastavahetuseks ajakirja Good Food kokad? Kui kingiideed on otsas, siis päästab päeva ise tehtud kingikorv, mis pungil täis söödavaid hõrgutisi. Magusad pole iialgi liiast. Oma maitse pakub uudsete koogiideedena kasehalu nimelist kooki ja tatlitest jäätise kooki. Veel leiad ajakirjast hurmavaid jõululaudu, pühade praad ja sealihast, lambast ja pardist. Kokku ligi 100 retsepti ja ideed. Retsepte igapäevasteks toitudeks ja uusi ideesid leiad veebiaadressilt www.toidutare.ee. Toidureporterit esitleb Alma. See õige puhta maitsega piim.
toidureporterit esitleb Alma. See õige puhta maitsega piim. Tallinna vanalinnas ringi liikudes ekslevad silmad abitult ühe restorani sildilt teise peale, kuhu küll sisse astuda. Lubage, toidureporter soovitab. Alustage ikka Viru tänava algusest. Restoran Kaljas asub kaunis vanalinna kivimajas Viru tänava vahetus läheduses Bastioni aia ees. Läbi 2 korruse asuv restoran viib teid seilama klassikalisel kaljasel, millega on püüsist levimas imehäid roalõhnu ning kus ettekandjad kannavad lauda kõike, mida vedelast meelepärane on. Restoran Kaljas sisekujunduses on saadud väga palju inspiratsiooni mereteemast, laevandusest. Siin majas ei ole mitte midagi juhuslikku. Sisustuselemendid on väga paljudest erinevatest kohtadest kokku otsitud. Et on käidud Vanaraua-turgudel, Vanaraua kaupmeeste juures, omanikud ja sisekujundaja ise on käinud neid asju ikka üle vaatamas. Lahedamaid detaile on kindlasti päris ehtne merevaade. Nii mõnedki kliendid on arvanud, et nad päriselt ongi kusagil mere lähedal. Et see pardale tuleks siin on tehtud täpselt selliseks, nagu õiges laevas peab olema. Meil on 2 korrust. Üleval korrusel oleme loonud väga hubase õhkkonna pidulikemaks õhtusöökideks. Samas ootame ka kõiki peresid. Allkorrusel on meil kohvik, kus me pakume siis kiiremaid suupisteid, kohvi ja ka lastele üht-teist. Pakume ka häid võimalusi eriürituste korraldamiseks. On oodatud suuremad ja väiksemad grupid. Oleme menüü koha pealt väga paindlikud. Restoran Kaljase hinnaklass on väga keskpärane. Me oma asukohale viidates võiksime oletada, et siin on väga kallis, aga samas jäävad meie hinnad, ütleme, et meie keskmine hind on 15 eurot. Näiteks praekohta allkohvikus 10 euro ringis. Selleks, et meiega ühendust saada, minge palun meie kodulehele www.kaljas.ee, kus on kõik meie kontaktid kättesaadavad. Menüü koostamisel ma olen lähtunud oma kuldreeglist, et kasutan nii palju kui võimalik kodumaist toorainet, alati oleks värske. Väga armastan mereande, väga südamelähedased. Ja ka linnu- ja liharoad on leidnud tee meie menüüsse. Eriürituste puhul me koostame kliendile erimenüü. Me suudame valmistada absoluutselt kõike, aga eelnevalt see tuleks minuga loomulikult kooskõlastada. Mida varem, seda parem. Aga täna valmistan ma teile meie legendaarset magustoitu šokolaadifondanti. Või ja šokolaad sulata vesi vanil ära. Kanamuna ja suhkur vaustada tugevaks vahuks. Sõelu sisse jahu. Sega kõik käsitse kokku. Vala mass vormi ja aseta ahju 11 minutiks. Merehõnguline restoran Kaljas kutsub kõiki pardale igapäevaselt ja kuni hiliste õhtutundideni. Saate alguses tutvustasime juustu valmistamise protsessi. Nüüd aga näitame ideed vägagi apetiitse juustulaua katmiseks ja õpetame teid valmistama juustust lauakaunistusi. Valija juustuvalikus on üle 10 erineva juustusordi, mida on siis kauplustest võimalik leida
ma arvan, et rohkem kui 50 erinevas pakenditüübis. Kui sulle külla tullakse või ise lähed külla, no alati on küsimus, mida siis külalistele seekord uut ja põnevat pakkuda, mis maitsemeeli üllataks. Ja külla minnes tekib samamoodi küsimus, mis ma siis nüüd kaasa võtan. Selleks korraks siis soovitame proovida juustu, ükskõik millist sorti ja proovige sinna juurde moosi. Ja nüüd näitakski teile mõned variandid, mis me lauale oleme pannud. Klassikaline reegel on see, et kui juustu serveerima hakkate, võtke ta tunnikene enne serveerimist külmikust välja, siis on maitsed ja lõhnad kõige paremini esile tulnud. Ärge üle 5 sordi korraga serveerige, sest meie maitsemeeltel on ikkagi piirid. Siin konkreetselt on ette valmistatud tomatimoos, vürtsmoos. Sellega soovitan kombineerida forte juustu. Klassikalise kooda, pehmema, mahedama maitsega juustuga sobivad kõik kodused moosidega. See klassika, mida kõik armastavad, on ikka murakamoos. Juustude serveerimisel ja lõikamisel kasutage fantaasiat, piiranguid ei ole, aga väikesed näpunäited võib küll anda. Kui serveerite kõva juustu, näiteks fortet, siis seda on väga keeruline viilutada. See juust on nüüd mõeldud murtud kujul serveerimiseks. Klassikalised võileivajuustud, need sobivad väga hästi serveerimiseks kuubikutena, väikeste juustukangidena ja juba eelnevalt maitsestatud toorjuustud mustapekka, need siis saab lõigata täpselt enda fantaasia järgi. Siia lauale oleme pannud veel ka marineeritud kõrvitsa, millel on lisatud mett ning ka see sobib siis maitsmiseks natukene tugevama maitsega juustuga, aga ka atleet mahedama maitsega juustuga, nii et valik on tõepoolest hästi lai. Ja ühe väga huvitava maitse üllatusena soovitan sel aastal proovida vürtsikama piparkoogi ning sinihallitus juustu kombinatsiooni. Juust on väga kena ka lauakaunistusena ja lähme vaatame kohe, kuidas Elli Vendla õpetab, kuidas juustu väga kenasti serveerida ja mida juustust teha saab. See juustukaunistuste valmistamine on väga põnev korraldada just pereüritusena ja juustukaunistused säilivad samamoodi ja sama hästi kui tavaline juust. Ja need kaunistused võib valmis teha ka eelmisel õhtul ja katta nad kenasti kilega ja panna külma. Hetkel on mul kasutada niisugune põnev juust nagu kuningakooda, mis on väga hea disainitav. Lõigatada natuke paksemaks viiluks ja siit paksemast viilust juba saabki lõigata niinimetatud toorikut. Juustuviilu paksus on vastavalt teie enda äranägemise järgi või soovi järgi, et mul võib olla ta imeõhuke, et ma saan sellest lehe panna lihtsalt siia ja koolutada teda natukene veel, näete niimoodi. Või siis mul on ikka paksem variant, kõik on imelihtne, muudkui ka lõikate. Tegelikult on ju juustud kõik erinevat värvi, erineva tekstuuriga. Neid erinevaid värve kokku tuues saame luua ka päris huvitava kompositsiooni. See on tegevus, mida võite teha iga päev. Head meisterdamist! Nüüd ootame telerite ette ka teie pere lemmikloomasid, sest Eestis on loomisel uus kauplustekett, mis mõeldud just neile. Pärnu ja Tallinna lemmikloomadel on nüüd põhjust rõõmustada, sest avatud on esimesed Pet Marketi kauplused. Ainult Pet Marketist saab kõrgekvaliteedilist Samsfieldi koeratoitu ja ehtsast pühvlilihast Indias valmistatud närimismaiuseid. Pet Marketi töötajad on suurte kogemustega lemmikloomapidajad, kes oskavad asjatundlikku nõu anda ja on väga sõbralikud. Pet Market soovitab, kattes endale ja oma sõpradele uhke pidulaua. Ära unusta head paremat pakkumast ka oma lemmikutele. Kui teil on juba ammu olnud soov minna rongiga sõitma ja inestada seni avastamata kohas, siis lubage meil sihtkohaks pakkuda
Tapa linna. Miks? Seda kohe näete. Mida pakub Tapa linn oma külastajatele? Tapal on meil aasta läbi huvitavaid asju toimumas. Näiteks suvisel ajal on siin Vaksali hoones teatrietendused. Siis augustikuus on linnapäevade raames sportifestival. Väga hea üritus iseenesest. Kas see on Tapa kohalik üritus või? See on Tapa kohalik üritus, aga siia on loomulikult kõik inimesed ka väljastpoolt Tapalt. Siis oktoobrikuus on meil traditsiooniline üritus, on Priit Pärna animafilmifestival, mis on ka niisugune üle Eesti juba tuntust leidnud. Ja eelmine nädalavahetus näiteks oli Tapa valla muusikapäevad. Aga nüüd, kui minna Tapalt väljapoole Tapa valda, siis Jänedal on ju aasta läbi midagi teha. Jänedal on Simmanid, Jänedal on laadad, presidendi matk näiteks on vabariigi aastapäeva paiku. Ja Tapa kui raudteelinn on siia tulla väga hea alati rongiga. Et võib ju suvalisel ajahetkel tulla siia, näiteks tulla siia jaama kõrvale Vaksali trahtrisse, süüa kõht täis ja minna tagasi koju rongiga. Ei ole vaja üldse autoga sõita ega midagi. Nii et tere tulemast Tapale. Vallavanem juhatas meid Vaksali trahterisse sööma ja meil õnnestus siin tabada ka koha peremees, kes kohe selgitab, mis kohaga tegu on ja mida siin pakutakse. Tegu on siis meil siin söögikohaga nimeks Vaksali trahter ja ehitatud on ta meil ajaloolisse tsaariaegsesse hoonesse. Ja algselt oli siis see maja, muuseas Tapa üks esimesi elumaju, kuna Tapa asustus ju algas sealt raudteejaama ümbert. Ja raudteejaam meil tõesti paistab siit aknast, et peab kiviga visata. Oleme valmis toitlustama korraga kuni 30 inimest ja viimase aja huvitavamad suundumused ürituste korraldamise osas on siis kliendi enda initsiatiivile tekkinud, kus siis inimesed broneerivad omale ühe rongivaguni, jõuavad meile siia Vaksali trahterisse, söövad kõhu täis, ütlevad oma tähtsad toostid ja muretult rongiga koju tagasi. Kusjuures paljud ütlevad, et pole 10-15 aastat rongiga sõitnudki, et see rongisõit Tapale on omaette lisandväärtus kogu sellel asjal. Menüüvalik ei ole küll väga lai, kuid kõik, mida me pakume, valmistatakse värskest toorainest. Klientide suurteks lemmikuteks on välja kujunenud Rootsi kuninga grillitud veisekotlett. Ja ahjujäätis. Ahjujäätis on siis selline magusroog, kus pannakse see natukese biskviidi põhja, jäätis sinna keskele, moosi veel alla ja tehakse peale pesee ja lükatakse hästi kuuma ahju, et nüüd see munavalge vaht muutub pealt natukese pruuniks, jäätis samal ajal seest ei jõua ära sulada. Et see on selline tõsine üllatus paljudele inimestele. Ja ainuüksi juba selle magustoidu pärast tasub tulla Tapale, Vaksali trahterisse. Kuigi kodulehel ripub üleval info, et pühapäeviti oleme suletud, siis eelneval broneerimisel tuleme hea meelega, avame uksed ja korraldame ürituse koos toitlustuse ja muuga. Soovi korral pakume majutust Õnnela külaliste majas või Linnumäe loodustalus. Rohkem infot meie kodulehelt www.onnela.ee. Tere tulemast! Toidureporterit esitleb Alma. See õige puhta maitsega piim. Toidureporterit esitleb Alma. See õige puhta maitsega piim. Edastamist vajavad soodsad ja moodsad kohviuudised, mis sobivad ideaalselt ka kingi ideeks. Mitte kunagi varem ei ole hea espresso valmistamine olnud nii lihtne ja nii soodne kui täna. Meeral on suurepärane võimalus Eestis pakkuda uut kohvimasinat Segafredo My Espresso.
Aparaat on mõeldud espresso kohvi valmistamiseks ja samas võib sellega teha endale nii pika musta kohvi, kui keegi soovib. Aparaat töötab kõige paremini, kui tema on ühendatud narvaga ehk vooluvõrgus. Väikesesse veereservuaari pannakse puhas, värske külm vesi, avatakse kapslihoidik. Masina töötamiseks me vajame peale veega kohvikapslit. Vajutame nupu käima. Aparaat on mehaaniline, see tähendab, et tal ei ole ka mingisugust muret elektrooniliste rikete pärast ja laseme kohvil joosta nii kaua, kui meie enda mõõt on täis. Soodne on see aparaat. Kauplustes üle Eesti on seda võimalik soetada endale 49 € ja 90 sendiga. Ideaalne kingitus, nagu ütleb üks minu hea tuttav. Miks ma pean panema 50 € ümbrikusse ja minema sellega sünnipäevale, kui ma võin võtta käe otsa soliidse kohvimasina ja minna sellega sõpra tervitama. Lihavalik kauplustes on tõepoolest suur ja lai. Grillmeister End Obreluts toob teieni oma eelistused Atria toodangust ja näitab ka oma pisikesi küpsetusnippe. Ise tehtud, hästi tehtud. Täna räägime Max ja Moritza ahjupraadidest. Oleme siin Tondi restos koos peakokk Arno Kuuliga ja enne kui hakkame tooteid küpsetama, vaatame üle kogu selle Max ja Moritza selle talvise talve lihade valiku. Mozzarella ahjupraad, väga uudne, omapärane selline hea premium toode, kaelakael, mis on eriti selline eestimaine ja ehe toode. Siin on siis kaelahelbed koos kaelakliidega ja lisaks siis Pruulimeisteri ahjuliha, mis on selline kerge õllehõnguga. Siin on siis kasutatud maltoosat ja teriyaki marinaadi saamaks siis selline hea mõnus maitse. Samamoodi on ahjupeekon ribikandiga, see on selline tõeline klassika ja ahjuribid ja loomulikult siis veel kaks väikest sellist rulaadi on siis ahju karbonaat ja ahju peekon. Hea nipp on see, et siin on tegelikult tegu küpsetuskarbiga. Et inimesed, kes tahaksid kodus lihtsalt väga lihtsalt hakkama saada, siis võib teha siia terava kahvliga mõned augud sisse küpsetuskilesse, küpsetada teda koos küpsetuskarbiga ja küpsetamise lõppjärgus siis kile eemaldada, et liha saaks ka pruunimaks. Kõige enne, kui liha küpsetama hakkate, peate võtma muidugi liha toatemperatuurile seisma ja ütleme vähemalt tund aega võiks seda seista, sest et siis temperatuur liha pealispinnal suureneb ja küpsetamine ja pruunistumine algab edukamalt. Inimesed kipuvad küpsetama liiga kiirelt, liiga kõrgel kuumusel. Pigem madalam kuumus, pikem aeg ja liha jääb palju pehmem ja mahlasem. No nii, lihad ongi valmis, serveerida võib kõikide meelepäraste lisanditega, nii nagu alati. Max ja Moritza talvetoodete valikus teete piisavalt laia valiku kõiki häid tooteid ja sealhulgas ka verivorste, mis kindlasti on jõulude ajal üks lemmikutest. Näiteks Max ja Moritza Tooma verivorstikesed lambasooles said Toiduliidu konkursil esimese koha, nii et Eesti parimad verivorstid. Nii et ega muud midagi kui head kokkamist ka kõigile kodudesse. Kõik head! Aastalõpu pidusööke sobivad kaunistama ka põnevad kokteilid, olgu siis tegu aperitiivi või desserdiga. Toidureporter esitleb põnevad kokteilid sündigu. Tarmod, ma palun! On the motherfucking east side, on my east side, we don't play that shit. On my west side, we don't play that shit. On my east side, we don't play that shit. On my west side, we don't play that shit. On my east side, we don't play that shit. On my west side, we don't play that shit. On my east side, we don't play that shit. On my west side, we don't play that shit. Let me see you get your hands up. Let me see you get your hands up. Let me see you put your drinks up. Let me see you put your drinks up.
Tere ka minu poolt. Mina teen täna teile ühe huvitava šoti. Aadama õun. Selleks on meil vaja 2 pitsi, laimi, pigistame laimist natukene kohe seda adrikule mahla ja kaneelisuhkrut, mis on tegelikult kaneel segatud suhkruga. Ja selle laimi ma pigistasin siia adriku peale selleks, et ma teen pitsi serva märjaks ja kastan siia kaneelisuhkru sisse. Nii. Seejärel valame poole pitsi ulatuses õunalikööri. Siia vahele pigistame pisut laimimahla. Mõned tilgad. Ja peale kihitame Saaremaa Barberi vodka, et võib seda kihitada siis mööda paari lusikat valades. Või kui ei ole sellist paari lusikat kodus olema, ei juhtu olema, siis tavalise teelusikaga ja valame lusika peale, hoides lusikat sama koha peal. Ja šott ongi valmis. Terviseks! Tarmo tegi teile ühe šoti, mina valmistan ühe kuuma kokteili. Selleks võtame ühe kuuma jobiklaasi, paneme kõik valmis, selle jaoks korjatud mesi, põllu pealt ise korjasin, ostetud viin, kuumutatud apelsinimahl ja lõigatud apelsiniviil. Kõigepealt mõõdame klaasi põhja pitsitäis Saaremaa Barberi viina, valame peale kuumutatud apelsinimahla ja mett maitse järgi. Mina panen siit, vaatan, mul on selline magus maitse, panen ühe kena lusikatäie. Segan selle kogu korralikult laiali ja kaunistame apelsiniviilu. Palun! Ja kui te mõtlete, miks ma selle apelsiniviilu sinna sisse viskasin, siis mul lihtsalt ongi selline maitse. Aga et asi ilusam välja näeks, siis paneme kaunistuseks veel ühe apelsiniviilu. Ja Tarmo pole siin majas ainuke mees, kes oskab kuuma jooki valmistada. Mina teen teile ühe lõbusa õuna. Selleks ma valmistasin ka ennast ilusti ette. Fariinisuhkur, pakk on avatud ja mina olen veel magusam. Kaneel, eelkuumutatud õunamahl, segame selle läbi ja mis on puudu? Saaremaa Barber, no maitse järgi 1 pitsideks. Ja teate, igat kokteili ei olegi vaja kaunistada. Mõni kokteil maitseb niisama hästi. Igas Toidureporter saates on ka vaatajamäng, milles osaledes on võimalik võita väga väärtuslikke auhindu. Tänase vaatajamängu auhinna on välja pannud Kaubamaja Kodumaailm. Kodumaailmast leiad kõik vajalik oma kööki, söögituppa, magamistuppa ja vannituppa. Lisaks veel kodutehnikat ning laias valikus erinevaid kodulõhnasid. Detsembris tasub läbi astuda Kodumaailmas asuvast jõulupoest, et anda oma kodule viimane liht jõuludeks. Tänaseks auhinnaks on Taani disainermärgi Eva Solo termos ning kuuma alus. Lisaks erilisele disainile on termosel ka praktilised detailid. Termose kaanelt saab jälgida joogi kuumust ning tilgalõikur aitab palamisel vältida joogi tilkumist lauale. Põhjamaiselt minimalistliku ja praktilise disainiga kokku pandav magnetiline kuumaalus, mis pottide pannide põhja külge kenasti kinni jääb ning mida on koos kuuma potiga mugav ühest kohast teise liigutada. Tänane küsimus. Mitu aastat täitus tänavu kaubamärgil Eva Solo? Vastuse vihje leiad Kaubamaja kodulehelt www.kaubamaja.ee. Vastata saad sealsamas www.kaubamaja.ee/kodumaailm. Head loosiõnne! Toidureporter tänab vaatamast ja soovib teile igaks päevaks maitsvaid uudiseid. Oli kunagi periood, kus siinsed toidud mulle enam ei maitsenud. Võtsin naise, nüüd maitsevad jälle. Rohkem nalja saab Toidukultuuri festivalil. Toidureporterit esitleb Alma. See õige puhta maitsega piim.